olukorrast digiriigis. Saadet juhib Tanel Talve. Tere head kuulajad, on ülimalt hea meel, et saatesari Olukorrast digiriigis on pikalt pausilt tagasi ja saame oma kuulajateni taas tuua kõige värskemaid uudiseid sellest, kuidas meie Eesti digiriigil siis läheb. Seekordse hooaja avasaates on mul hea meel tervitada justiits- ja digiministrit Liisa Pakostat. Tervist! Väga suur rõõm teid siin stuudios näha. Rõõm on vastastikune. Kumb te siis nüüd rohkem olete, justiitsminister või digiminister? Ma olen kuulnud, et viimasel ajal peamiselt tegelete ikkagi vanglatega. Ühtegi digiteemat ei saa edasi arendada ilma õigusküsimuste lahendamiseta ja õigusvaldkonnas jälle on digiteerimine üks kõige tähtsamaid eesmärke üldse praegu, nii et mõlemad korraga. Ühesõnaga tänases saates me sellest Rootsi riigi kinnipeetavate Eestisse majutamisest rääkima ei hakka ja keskendume ikkagi oma nii-öelda liistude juures siis meie digiriigi teemadele. Kuigi ka seal võiks tegelikult digilahendustest pikalt rääkida, see on teinud Eesti vanglasüsteemi erakordselt efektiivseks terve maailma kaardi peal. Me oleme tõesti tippnäitajatega ja seda väga palju tänu digilahendustele. Meil on ju kinnipeetavatel sisuliselt ikkagi tahvlid, meil on videokohtumised, mis tähendab seda, et Tartu inimesed saavadki ennast turvaliselt tunda, et videokohtumised on, mitte inimesed ei saali edasi-tagasi. Jaa, et sellist füüsilist edasi-tagasi liiklust nii palju ei olegi tänu meie digilahendustele ka selles süsteemis. Absoluutselt. See on väga põnev ja ma usun, et meie oma saatesarjas siin uuel hooajal saame ka sellel teemal päris üksipulgi ja detailselt peatuda. Aga siiski, kui nüüd natukese tulla tagasi selle üldisema teema juurde, siis kui hea mõte oli see digivaldkond nüüd Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi juurest siis Justiitsministeeriumisse tuua ja miks seda üle pea tehti? Seda on räägitud juba tegelikult alates aastast 2009 ja see põhjus on olnud selles, et tõesti tehnoloogilisi võimalusi on nii tohutult palju, mida kõiki võiks kasutada ja mida kõiki saaks kasutada. Aga peamised takistused, et miks me ei ole ikka veel saanud ühte või teist asja lahendada, on olnud just nimelt õiguslikku laadi. Ehk et selleks, et selle digiinnovatsiooniga edasi minna, et hoida Eesti väga kõrget kohta väga eduka digiriigina ja samal ajal hoida meie harjumuspärased väärtused alles, hoida meie harjumuspärased vabadused alles, kaitsta meie inimeste põhiõigusi, ongi siis vaja selle kahe poole sõna otseses mõttes ühes toas töötamist. Et tehnoloogilise innovatsiooniga õiguspäraselt edasiminemiseks on osutunud juba väga efektiivseks see, et inimesed töötavad koos. No meil on jah siin viimasel ajal ju päris paljud teemasid üles tõstatunud, mis puudutavadki seda muret, et nii-öelda tehnoloogiline areng on pikalt ette juba ära jooksnud, aga seadusandlus ei taha kuidagi hästi järgi tulla. Ma pean siin silmas eelkõige politsei neid kaameraid, mis on laia kajastust leidnud, et väga huvitaval kombel ei ole jah siin pikalt siis suudetud seadusandlust viia tehnoloogiaga vastavusse. No see on tõesti ainult üks väike näide, aga kui me räägime näiteks tehisarust, siis seal me räägime mitte lihtsalt, et õigusloome tuleks järgi, vaid et me peame leidma õiguses ka täiesti uusi lahendusi, kuidas see kõik kokku klapitada. Jällegi, nii et meie inimeste vabadused ja õigused oleks hoitud, aga samal ajal, et see innovatsioon töötaks kõik meie kasuks. See on ka õigusloome jaoks või üldse õigusküsimuste lahendamise jaoks tohutult huvitav väljakutse, tohutult huvitavad ülesanded, tohutult huvitavad lahendused, et väga-väga hea on vaadata seda koostööd, mis inimeste vahel on. Ma ei saa siiski kuidagi natuke nagu norimata siin jätta, et meie Eesti riigi väiksus annaks meile justkui ühe eelise, et me suudaksime olla väledamad kui teised, ütleme siis suuremad riigid ja eks me oleme mõnes mõttes ja mõnes valdkonnas ka olnud, aga ikkagi on asju, mis kuidagi jube kaua venivad ja me räägime aastast ja aastasse ja ikkagi kuidagi nagu ei saa asju tehtud, et mis jama see siis on, et miks me ikkagi ei ole nii väledad, kui me võiksime olla ja et kas siin see meie väga suurepärased digilahendused, mille me oleme ju loonud, et kas need siis juba ei võiks ka aidata. No me kohe tuleme veel AI juurde eraldi täitsa ka, aga ma ei tea, kas mulle ainult tundub või ma olen kärsitu ise, et kui me räägime Tallinna linna planeeringutest alates, eks ole, või interneti valguskaablist ja ühistranspordist, no ainult kuidagi jutt on, aga kuidagi lahendusi ei leia.
Ministrit tavaliselt süüdistatakse, et kas ta on kas liiga kiire või liiga aeglane. Ma ei ole niisugust vahepealselt... Paras ei ole kunagi. Paras ei ole kunagi, jah. Et loomulikult on digilahendused teinud inimeste jaoks asju kiiremaks, me oleme sellega lihtsalt nii ära harjunud. Ja selles mõttes ongi eriti äge, et me saame minna edasi täiesti uute lahendustega, mida keegi teine pole katsetanud, sest meil on nii palju asju juba ära tehtud. Olgu selleks näiteks kas või see D-hüppe koolides, et me oleme siiski ikkagi maailma esimene riik, kes katsetab seda, et kuidas me saame nii teha, et meie lapsed on targemad kui tehisaru. Kuidas me saame nii teha, et lapsed, noored Eesti koolides on maailma kõige targemad tehisaru kasutajad. Ja samal ajal teised riigid arutavad enam-vähem seda, et võtaks üldse lastelt telefonid ja arvutid käest ära. Aga meie räägime sellest, et meie põhi on niivõrd hea, niivõrd tugev, ka meie haridustulemused on ju PISA testides maailmas täiesti tipus ja nüüd need kaks asja kokku pannes, selle, et me oleme väike äge digiriik ja selle, et me oleme erakordselt edukas haridusriik, et me suudaks teha midagi, mida keegi teine pole jälle varem teinud ja loomulikult me õpime oma igast sammust, aga et me oleme valmis selliseid suuri muudatusi tegema. No tegelikult on ka juttu olnud ju sellest, et me tõesti muudkui treime neid uusi lahendusi ja uusi asju valmis, aga justkui oleksime tähelepanuta jätnud need asjad, mis meil on juba ammu valmis, aga mis enam ainult pelga sellise väikese pisiremondiga edasi töötada lihtsalt ei saa. Kuidas on meie digiriigi vundamendi tervis tänasel hetkel? Ei saa liiga palju kiita. Et tegelikult me oleme nüüd valitsuses ju võtnud vastu enneolematult põhjalikud otsused selle kohta, kuidas digiriiki edasi arendada. Ja kui ma võtan seda hästi lühidalt kokku, siis meie ümber on muutunud julgeolekuolukord. Me selgelt ikkagi valmistume vähemalt sõja edasilükkamiseks, aga me valmistume ka selleks, et Eesti digiriigis tõuseks päike mis tahes olukorras. Et me oleme Ukrainast õppinud seda, et tõesti digiriigi teenused peavad toimima ka ülima kriisi olukorras. Ja see tähendab omakorda seda, et need teenused peavad olema pilvekõlbulikud, nad peavad väga turvaliselt seal pilves olema, neid peab olema võimalik osutada piiri tagant ja selleks, et see omakorda oleks võimalik, on vaja oluliselt tõsta siis küberturvalisuse nõudeid, on vaja tehisaru kasutada nii, et kõik andmed on meie enda kontrolli all ja on vaja saavutada siis selline olukord, et me olemasolevat taakvara põhjal toimivat vana asja sinna lihtsalt ümber ei kuhja, vaid et me ikkagi pilve kõlbulikuks teeme oluliselt parandatud inimese jaoks oluliselt mugavamaks disainitud asjad. Kuna meil ei ole raha väga palju, et peaaegu öelda, et üldse peaaegu ei ole. Ja ma tahtsingi kohe just küsida, et kas see on jube head mõtted kõik, kas teile raha ka anti nende tegemiseks? Aga siis selleks tuleb perimeetrit koomale tõmmata, ehk tegelikult tuleb olemasolevat tegutsemismudelit muuta. Nüüd perimeetri kokkutõmbamine tähendab seda, näiteks sarnase arhitektuuriga asju võib ka ikkagi sarnase või ühesuguse arhitektuuri pealt lahendada või ka sarnase eesmärgiga asju võib võib-olla isegi lausa kokku tõsta. Eriti juhtudel, kus andmete turvamine on kindlasti oluline, aga andmeleke ei oleks kriitilise tähtsusega. No toon näite. Meil on olemas eraldi register selle kohta, et kellel on õigus veterinaarina töötada. Siis meil on olemas eraldi register selle kohta, kellel on õigus korstnapühkijana töötada. Siis meil on olemas eraldi register selle kohta ja nii edasi. Kes ei tööta? Ei, selle kohta on ka veel eraldi. Aga ütleme väga erinevatele ametialadele, kus on vaja mingit riigi poolt tunnustatud luba, et sa võid seda tööd teha. Meil on tohutu rida neid registreid. Iga ühte peetakse eraldi üleval, iga ühe tarkvara uuendatakse, see kõik võtab raha. Aga mis oleks, kui me paneme need kokku ja liidame näiteks äriregistriga? Et need on ju tegelikult need andmed, kus inimene on huvitatud, et keegi teaks, et mul on õigus korstnapühkijana töötada, ta saab minu käest seda teenust tellida. Ja see on üks lihtsalt väga paljudest näidetest, kus on võimalik ka olemasolevat andmebaaside hulka vähendada. Aga kas siis ei teki see palju kardetud superandmebaas? Just, tahtsingi jõuda sinnani, et kokku saab panna selliseid andmebaase, mis kas on ühesuguse eesmärgiga
ja kus ei ole sellist, ei teki seda superandmebaasi ohtu, ehk et seda ohtu, et sinna sisse häkkides me kaotaks nagu väga palju. Veel kord, see, et sul on õigus ühel või teisel ametialal töötada, võiks olla avalik informatsioon, ta ongi niikuinii avalik informatsioon. Et sellepärast selle kokkupanemine ei ole sellise suure turvariskiga. Küll aga hoiab kokku väga palju haldusraha või ka taakvara uuendamise raha. Need andmebaasid, mida on mõistlik hoida eraldi ja ma väga kiidan kõiki neid inimesi, kes on meie XD ja kõik sellised digiriigi põhimõtted paika pannud erakordselt turvaliselt, et seda me ei kavatse muuta. See, et tundlikud andmebaasid jäävad eraldi, erakordselt turvalise omavahelise ühendusteega, et kõik nende andmete ristkasutus, nüüd me jõuame veel õigusloome juurde tagasi, on siis väga selgelt ka õiguslikult paigas, et see on täiesti omaette arendus, aga meil on umbes 1400 andmebaasi ja nendest 1400 andmebaasist on kokkupanemise võimalusi küll. Ja lisaks, kas meil peavad kõik need andmebaasid ka olema, et tõesti, meil on see kurikuulus olümpiavõitjate andmebaas näiteks, eks ole, et võib-olla seda võib tõesti siis seal ruudulises kaustikus ikka pidada, et selleks ei pea väga kulukat andmebaasi pidama. Ministeeriumid on saanud ülesanded üle vaadata nii kõik oma määrused, kõik oma andmebaasid ja sealt see kokkupakkimine tegelikult on juba alanud. Selline riigireformi laadne tegevus ikkagi kuskilt servast käib, kuigi öeldakse, kuskilt servast, see on ikka üsna põhimõtteline muutus tegelikult, et me ju tegelikult muudame kogu seda digiriigi juhtimispõhimõtteid ka selles osas, mis puudutab üldse ka hankeid, hangete turvalisust, mis puudutab seda kontrolli, et kuskil ei tuleks dubleerimisi sisse ja mis puudutab seda nõuet, et tehisaru peale tuleb mõelda ikkagi igas asjas algusest peale ja lõpetades selle sama inimkeskse disainiga, et ka need nõuded lähevad tegelikult karmimaks, et me karmistame reegleid, karmistame keskseid reegleid, et raiskamist või dubleerimist vähendada ja samal ajal siis tellimist omakorda viime ka kohtadele rohkem välja, et siin on, ma võiks kohe pikalt rääkida sellest, aga see tähendab põhimõttelisi muudatusi. Uudistest on küll selline vähekese muret tekitav mulje jäänud, just mis ma ennem ütlesin, nende täna olemasolevate teenuste siis toimimise mõttes. Me siin oleme kuulnud, kuidas haridussüsteem, õpetajad on hädas oma asjadega, eksamid ei saa korraldada, arstid ütlevad, et see süsteem ei kõlba mitte koera hänna allagi, eks ole, siis neid näiteid on veel. Et kas neid asju on nüüd plaanis ka ikkagi parandada, et me ei hakka ainult nüüd neid uusi asju finantseerima ja tegema? Ei nii nagu ma ütlesin, selleks see suur eesmärk on see, et väga kvaliteetsed digiteenused jõuavad väga turvaliselt pilve, et neid oleks võimalik vajadusel osutada ka piiri tagant. Ja see eeldab ikkagi kõikide asjade, mis on vaja siis ümber teha, ümbertegemist. Aga et see ümbertegemine ei ole mehaaniline, ta ei käi niimoodi, et võtame olemasoleva andmebaasi, hakkame seda ümber tegema. Vaid me vaatame kõigepealt, kas seda üldse on vaja, kas seda saab millegiga kokku panna, millisel kujul teda vaja on. Juhul, kui teda vaja on, kas seal on midagi, mida me saame lahendada oluliselt efektiivsemalt ka näiteks tehisaruga. Ehk et veel kord, see tähendab põhimõttelisi muudatusi. Ja kõike seda selleks, et olemasoleva arendamiseks meil tegelikult sellises mahus raha ei ole. Meil on vana digiriik, meil on juba välja kujunenud digiriik, mis omakorda tähendab seda, et osad asjad ongi vanaks saanud ja neid ei ole mõtet mehaaniliselt uuendada, vaid ikkagi on mõtet vaadata seda, et mis see teenus on, mida me inimesele pakume, mida inimesel on vaja, mida tal on vaja personaalse teenusena, mida on vaja riigi vaates, et oleks tagatud, aga mis kõige olulisem, et inimese jaoks peab see asi minema paremaks, turvalisemaks ja riigi vaates peab ta liikuma niimoodi, et digiteenuseid on võimalik osutada mis tahes kriisiolukorras. See on see tuumeesmärk, aga see omakorda toob kaasa väga palju muid muutusi, alates sellest, kuidas hankimine muutub ja omakorda see teine muutuste tekitaja on tehisaru.
No see tundub kõik nii suure asjana, et Ongi. kas me arstidele või õpetajatele midagi saame öelda ka tähtaegade mõttes, et millal nende töövahendid nii-öelda tööle hakkavad? Kui siin alustasime sellest, et kuidas on läinud Justiits- ja Digiministeeriumi kokkupanemine, siis need on tegelikult olnud mõlemad ministeeriumid, mis on horisontaalsed. See tähendab seda, et me otse inimestele võib-olla midagi nagu ei pakugi, vaid meie ülesanne on terves riigis korraldada seda, et näiteks seadused moodustaks tervikliku süsteemi ja et digilahendused moodustaks tervikliku süsteemi. Ehk et me teenindame tegelikult teisi ministeeriume. Ja see oli üks kõige positiivsemaid siis avastusi, et kui inimesed kahelt poolt kokku said, et kuule, et me töötame tegelikult täpselt ühtemoodi, et meil on ühesugune tööviis ja need oma jõud kokku pannes me saame teisi ministeeriume, teisi riigiasutusi palju paremini aidata. Nii et need tähtajad tulevad ikkagi päris ministeeriumitest, mitte et Justiits- ja Digi ei oleks päris, aga just see mõte, et meie oleme tegelikult see keskne korraldaja, me teenindame teisi ministeeriume, mitte ei tee neid asju ise. Nii et olete lootusrikas, ma saan aru, et kogu süsteem muutub kuidagi ühtsemaks ja arusaadavamaks. Selles julgeoleku olukorras, kus me oleme, meil ei ole aega arutada selle üle, et kas me oleme lootusrikkad või mitte. Me lihtsalt peame need asjad ära tegema selleks, et olla valmis mis tahes olukorraks. Ja see, et me peame need asjad ära tegema, minu arust on kõigile selge ikkagi tänaseks, et kui me vaatame ka meedias ilmuvaid artikleid, tõesti öeldakse, et eesmärgid on õiged, mis on koalitsioonileppega võetud, seda oleks tulnud ammu teha, aga nüüd palun tehke kiiremini. No proovime kiiremini teha. No ma vaatasin seda koalitsioonilepingut ka just selle oma saatesarja pilguga ja peab tunnistama, et tõepoolest päris suur hulk punkte räägib just asjadest, mis digiriiki puudutavad. Kas me peaksime selles mõttes ka mures olema, et nüüd koalitsioonilepingus nii palju sellele teemale tähelepanu pööratakse, see tähendab siis seda, et meil on digiriik täitsa untsus. Ei, vastupidi, ma arvan, et digiinimesed võiksid olla väga õnnelikud, et meil on koalitsioonileppes nii palju punkte. Meil oli ju tõesti ka terve rida kaasamiskohtumisi, seekord me seda koalitsioonilepet valmistasime ette teistmoodi ja meil oli näiteks ITL oli tõesti järjest laua taga ja meil oli eraldi kohtumine andmete teemal, eraldi kohtumine tehisaru teemal, eraldi kohtumine küberturvalisuse teemal ja nii edasi. Ja kuna me võtsime lihtsalt kõiki tarku arusaamu arvesse, siis selle tõttu on ka nii paljudesse kohtadesse see kirja jõudnud, et tõesti digiinimesed on ka ju avalikult kiitnud ja minu poolt siis suur tänu omakorda selle eest, et see kaasamine on olnud hästi tihe, me teeme koostöös ettevõtetega, koostöös digikogukonnaga, koostöös ülikoolidega, kõiki neid asju. No siis jääb ainult üle veel loota seda, et sealt koalitsioonilepingust need asjad ka päris ellu jõuaksid, sest et eks ma neid koalitsioonilepinguid olen ka elus lugenud igasuguseid. Ega siin ainult lootuse ja ette ikka tööd tuleb teha. Seda kindlasti, jah. Ma enne ma ütlesin või mainisin seda, et meil kipuvad asjad kuidagi jube palju aega siiski võtma, et kindlasti saaks võib-olla kiiremini nii mõndagi teha. Muide, kas te oma digiteemade asekantsleri olete leidnud Eeldust lõpuks? Just ma lugesin jälle, et mind süüdistatakse liigses kiirustamises. No katsume seda kohta leida. Me seda juba tegime selgeks, et kord on liiga kiire, siis on jälle liiga aeglane, eks ole, aga no. Aga ikkagi digiteemade asekantslerit te ju otsisite ka päris pikka aega, et kas nüüd on inimene leitud, hakkab tööle, see on ju usutavasti suur eeldus, et kõik seal koalitsioonilepingus olevad asjad ka päriselt ellu saaksid viidud. Absoluutselt, tõesti seal 4 läbikukkunud konkurssi on vist juba legendiks muutunud. No sellepärast ma natuke see niimoodi utreerides ju küsingi, et kas nüüd siis äkki on mingit uudist? Saan selles saates siin siis välja kuulutada, et tõepoolest 11. augustil alustab tööd sellel kohal Lauri Luht. Lauri Luht, kes on tõesti 20-aastase kriisijuhtimise digikübervaldkonna strateegilise arendamise kogemusega riikliku kriisikindlust üles ehitanud, keda on siis väga kiitnud nii tema endised ülemused kui ka just on toodud näiteid, kui palju asju ta on käivitanud. Täna ta töötab siis digi- ja küberküsimustes Eesti esindajana Kiievis ja natuke võtab aega, kuni ta Eestisse tagasi kolib, aga teine asekantsler Tõnu Grünberg on meil juba alustanud ja väga hästi alustanud, nii et ma loodan väga, et tõesti need 2 inimest panevad asjad täie hooga käima.
Jah, nende inimeste maine vähemalt minu silmis on väga praktikute nii-öelda imidž on neil minu jaoks, et ma väga loodan, et mitte ainult sinu jaoks, jah. Et mõlemad on ikkagi väga pika ja asjatundliku. Aga väga suur rõõm kuulda, siis näed, meie saade saab olla üsna selline uudislik, et on selline tore areng toimunud, aga võtaks mõned konkreetsemad teemad veel nüüd ette ka enne kui meil saateaeg siin läbi saab juba. Riigi äpp, väga tore lause olnud ka meie saadetes eelmisel hooajal päris tihti nii-öelda teemaks ja üleval. Kas see riigi äpp nüüd on olemas ka, töötab ta või mis funktsionaalsusega siis või mis sellega üldse plaan nüüd teha on? Riigi äpp on olemas ja üks nüüd jällegi kõige suuremaid muutusi, mis ees seisab, on see, et lõpuks jõuab sinna kohale ka see põhifunktsioon, mis oli üks asi, mille pärast seda üldse tehti. 4. juunil ehk mõned päevad tagasi Riigikogu saalis kiideti heaks seaduse muudatus, mis võimaldab siis tegelikult need isikut tõendavad dokumendid riigi äpis ka igati õiguspäraselt kasutusele võtta. See on lihtsalt ka jälle üks näide tegelikult sellest, kuidas digipool ja õiguspool, kui nad oleks algusest peale head koostööd teinud, siis oleks see võib-olla juba valmis olnud, aga sageli aitab rohkem, kui inimesed on ühes toas koos. Ja nüüd saan võib-olla teise uudisväärtusega asja siin ka välja öelda, et tõesti 8. juuli tänavu on siis see kuupäev, kus kõik Eesti inimesed saavad oma isikut tõendavaid dokumente täpselt nii nagu paberkujul passi, täpselt nii nagu paberkujul ID-kaarti kasutada ka hästi mugavalt riigi äpist, et kui mobiiltelefon on kaasas, et siis on see küsimus lahendatud, et ei pea enam apteegist tagasi pöörduma või õudust ööklubi ukselt tagasi pöörduma. See on nüüd tõesti uudisväärtusega asi, et ma saan siis aru, et ID-kaart ja pass samamoodi on, pass on vist reisidokumendina välisriikides, me seda vist kahjuks kasutada ei saa, seda, mida me siin ise arendame, aga siseriiklikult pole enam ühtegi dokumenti vaja kaasas kanda. Siseriiklikult jah, piisab, kui kaasas on mobiiltelefon ja välja näeb ta siis niimoodi, et praegu on seal juba, eks ole, isikut tõendav dokumendi pilt ja niisugune triipkood, aga nüüd tekib siis ikkagi täiesti päris passi või päris ID-kaardiga võrdne siis mobiiltelefonis riigi äpis olev võimalus ja näeb see välja niimoodi, et inimene logib oma äppi sisse ja teine pool siis kasutab ka seda sama riigi äppi ja saab siis selle abil kontrollida nagu QR-koodi kontrollimise kaudu, et jah, see inimene on tõesti see inimene päris kindlasti siis selle dokumendi järgi, et see dokument kehtib ja sellega saab sisse kuni Riigikoguni välja, et kus ka alati muidu ju tuleb ID-kaart kaasa võtta. Mina olen nii vana inimene, mina mäletan seda, kuidas pass oli nagu ise äranis selline turvaelementide ja tont teab millega mingisugune hull tehnoloogia, kuidas seda kõike üldse tehti ja väga suure saladuskatte all ja nii edasi, et kas inimene, nüüd tavainimene, kes meid kuulab siin praegu nagu kuidagi ära ei võiks ehmuda, et nüüd on moobiltelefonis minu dokument ja kui turvaline see siis nüüd on ikkagi õieti? Vesimärki seal pole ju. Ehmatus oleks asjatu, sellepärast et kõik see sama kellade ja viledega turvalisus on ikkagi selles riigiäpis ka tagatud. See, et me ei saa küberturvalisuses teha üldse mingeid järeleandmisi, see on ju Eesti riigil selge, täiesti ilmselge algusest peale ja eriti ilmselge aastast 2007, kus me oleme läinud ju maailma küberturvalisuse ajalukku sellega, et Eesti oli esimene riik maailmas, kes ühe riigi poolt ehk siis Venemaa poolt teise riigi vastu ehk siis Eesti vastu küberrünnet pidi taluma. Nii et see küberturvalisus, kogu üldse see isikusamasuse kontrolli turvalisus on tagatud nii seadusandluse poolelt just selle riigi äpi jaoks, kui ka siis selles riigi äpis endas ära lahendatud. Tõsi on see, et Lätti ei maksa sellega veel vehkima minna, seal see hetkel veel ei kehti, tegutseme selle nimel, et siis saaks üle terve Euroopa Liidu selle kehtima. Just kohtusin Austria digiministriga, Austria on ka väga ägedasti oma riigi äppi arendanud ja meil on näiteks ühine mure selles, et me oleme Euroopa Liidust nii palju ees, et Euroopa Liit ei oska kuidagi arvestada juba meie poolt ära tehtud asjadega, katsub kuidagi järgi lohiseda, no meie ülesanne on see, et paneme siis seljad kokku ja ütleme, et ei, et see meie asi peab ikka üle Euroopa Liidu kehtima. Kas Eesti ja Austria nüüd siis teevad vähemalt midagigi
üksteisega nii-öelda sünkroniseeritavat asja või mis selle Euroopa Liidu asjaga, digikukrust oleme ka siin saadetes rääkinud ju küll ja maa. Ma nüüd ei saagi aru, et kas seal midagi nüüd tehakse üldse edasi või võetakse hoopis ikkagi need edumeelsed näiteks Eesti ja Austria eeskujuks ja tehakse selle põhjal, mis see oleks kuidagi talupoja mõistusega. Jah, meie eesmärk on ikka talupoja mõistus nagu võitma saada ja terve mõistus võitma saada, et me ei hakka mingit tuubel asja tegema. Me läheme ja ütleme, et meil on tehtud ja teie peate sellega arvestama, et see on lihtsalt väga mõistlik. Niimoodi on tegelikult nendesse alusdokumentidesse ka sisse kirjutatud nendes digikukru arendustes, et meil juba tehtud asjad peaksid kehtima, aga kogu see arendus, nüüd on õige öelda, võtab võib-olla natuke aega, aga nüüd ma kindlasti tahaks rõhutada, et ma ei ole kriitiline Euroopa Liidu suhtes, sellepärast, et me oleme täitsa kindlad koos Austriaga, et nad meid ikka kuulavad, sest see on tõesti tervemõistuslik ja samal ajal Euroopa Liit on ikkagi teinud ju üliägedad algatused seoses tehisaruga, et kogu see aprillis avalikustatud tehisaru kontinendi kava, nende gigabititehaste loomine Euroopa Liidu toel, kõik see on ka see, millest Eesti soovib ikka väga palju kasu saada ja millega me oleme väga rahul. AI on muidugi selline teema, millest kindlasti ka tänases saates üle ega ümber ei saa. Viimase Oxfordi Insights poolt loetud indeksi põhjal on Eesti ainus Ida-Euroopa riik, kes on globaalses võrdluses tehisaru rakendamisel top 25, täpsemalt öelda siis 21. positsioonil. No kõlab võib-olla esmapilgul sellise väga toreda uudisena, mida ta kindlasti on ka, aga ma ei tea, 21. koht riigile, kes on harjunud ennast maailma digiteenuste esinumbrina reklaamima, ei kõla just nagu liiga hästi. 20 kohta on kindlasti vaja ettepoole minna, see on täitsa selge. Siit on ainult hea edasi minna, nagu sportlased ütlevad. Aga tõsi on see, et see tehisaru ju on tulnud, et muuta maailma ja meie kindlasti kavatseme olla kasusaajate poolel, et me oleme praegu ajaloolises mõttes selle koha peal, et kui kunagi elekter tuli, et siis me ei süga praegu kukalt ja ei mõtle, et kas me hakkame elektrit kasutama või mitte. Me kindlasti tehisaru juba ju kasutame, meil on juba ainuüksi riigis endas umbes 180 lahendust. Nüüd järgmine väga suur edasiminek on tõesti selles, et me tihendame koostööd Eesti ülikoolidega, loome palju selgemad mudelid, kuidas väga turvaliselt saaks kaitstud andmetega, mis on ainult Eesti riigi kontrolli all, minna tehisaru lahendustega edasi ka nendes kohtades, kus on tõesti delikaatsed andmed. Praegused lahendused on väga palju selliste andmete peal, mis võivadki olla kuskil Ameerika ettevõtete kohalikes lahenduses, mis muidugi on ka väga turvalised, aga ikkagi mitte selle turvalisuse astmega, nagu me tegelikult tahame. Ja siin on just see Euroopa Liidu ühine lähenemine meile väga suureks abiks, et Euroopa Liit on selgelt otsustanud, et 5 aastaga Euroopa soovib saada maailma juhtivaks siis tehisaru kontingendiks, mandriks ja loomulikult Eesti soovib olla selle mandri riik number 1. Et see mõte on selles, et Euroopas on teadmised, meil on ülikoolide teadmised, meil on väga palju praktilist kasutust juba ja pannes kokku avaliku sektori raha, erasektori raha ja ülikoolide teadmised, et siis me suudame nagu tõusta. Ameerika lahendus on olnud see, et on väga tugevad eraettevõtted ja Hiina lahendus on nüüd olnud, näiteks DeepSeek ju tegelikult ikkagi kopeeris saksa teadlaste poolt välja töötatud lahendust, mis lihtsalt Euroopas endas ei võetud kasutusse. See vana naljand on käinud muidugi siin juba väga pikalt ringi, kus öeldakse, et Ameerika on see, kes innoveerib ja Hiina on see, kes siis kopeerib ja Euroopa on see, kes analüüsib. Reguleerib. Ja reguleerib niikuinii. Et kas see nagu on meil tõesti nüüd 5 aastaga mingisugune hull muutus siin siis nüüd tulemas? Me tegelikult Eesti poolt vaadates näeme, et see on võimalik. Ja me näeme seda sellepärast, et jah, mingid reeglid on vajalikud selleks, et asju toimetada. Me oleme Eestis vaadanud ju selle pilguga, et meil on andmekaitse just nimelt see, mis on võimaldanud teha digiriigi teenuseid. Et kui on selge, millised need andmekaitsereeglid on, andmekaitsereeglid tagavad seda, et inimestel on usaldus, et nende andmetega käiakse ainult õigesti ringi ja
sellise usalduse peale ja selliste selgete kindlate reeglite peale saab ehitada väga häid teenuseid. Tehisaru määruse puhul on Eesti kõige suurem kriitika olnud ju see, et see on ebaselge, hägune. Me kindlasti ei taha seda, mis on olnud andmekaitse üldmäärusega, et kus Euroopa Kohus hakkab siis oma kohtulahenditega seda lahendama, et kuidas seda täpselt siis tõlgendama peaks. Eesti on seisnud väga jõuliselt selle eest, et jah, olgu meil üks selge kogum reegleid, kuidas seda tehisaruga edasi minna, teeme selle asja võimalikult ruttu selgeks ja hakkame tegema. Et me suudame seda tõesti teha, ka see töö näiteks, mida Eesti ülikoolid on teinud tehisaru arendamisel, tehisaru lahendustega töötamisel, lihtsalt suurepärane. Vaatame Soomet kõrval, Poola teeb üliägedaid asju, et meil on koos ka riikidega, teiste riikidega nagu seljad kokku pannes suudame üliägedaid asju teha. Ma usun, et me nendes saadetes jõuamegi nendest ägedatest asjadest päris palju rääkida, aga äkki mõned näited siiski täna ka, et mis need ägedad asjad siis on, sest võib-olla need samad ülikoolid näiteks võiksid ka pisut rohkem rääkida, mida nad siis valmis on saanud, sest et ma ei ole päris kindel, et meil kõik inimesed teavad, millega meil siin üldse hakkama on saadud. Muide, kas teie ministeeriumis AI on nagu aktiivselt kasutusel ka, eks päriselt on sellest mingit tolku juba olnud? Jaa, Justiits- ja Digiministeerium kasutab siis seda Copiloti lahendust, mis tegelikult siis protokollib näiteks koosolekuid, teeb jutupunkte, memosid, et on küll kasu. Siin on vaadatud, et selle teema pealt võtab ta ikkagi 70-80% tööaega julgelt kokku. Hoiab kokku. See on ju ikka väga hull number. Absoluutselt. 80% praktiliselt töökoht vähem kohe. Et jääb, ja meil on ka olnud ettepanek tegelikult Rahandusministeeriumile, et me Eesti riigis paneme kokku personalikulude read ja siis digiarengu read riigieelarves. Et tekiks siis selline olukord, kus me selgelt näeme, siin ennem oli küsimus rahast, et kus me selgelt näeme, et teatud arendustega on võimalik ikkagi ka inimtöötunde vähendada. Nüüd on see koht, kus ma pean hästi üle rõhutama, et ei, me ei asenda kõiki inimesi tehisaruga. Jah, meil on terve rida asju, mida jääb igavesti inimene otsustama, näiteks kohtus jääb kõiki otsuseid tegema ainult inimene, isegi siis, kui tehisaru aitab materjal ette valmistada, otsused teeb ikka inimene. Aga just selline loll töö, et sa, ma ei tea, kirjutad koosolekul üles, et mida keegi ütles ja siis paned selle kirja ja vormistad selle protokolliks või Muide, mul on üks väike ettepanek, mida me enne ka puudutasime, et äkki vaataks üle, kas neid koosolekuid vaja on üldse. Jaa, see on ka õige, aga ma ei tea, minu arust, nüüd see on päris laiem filosoofiline teema. Hästi ettevalmistatud koosolekus inimesed tulevad kokku ja väljuvad sealt rikkamatena kui varem. See on tegelikult alati minu arust ilus hetk. Absoluutselt, et seda tuleb jube harva ette minu meelest, et seda ilusam see üks hetk on. Kus inimesed tulevad kokku ja just tänu sellele, et nad üksteist kuulavad, üksteisele oma arvamusi tutvustavad, neid ka kohendavad oma arvamusi, kuulates ära teisi inimesi, et see on tegelikult erakordselt võimas ja minu arust jääb see alati võimsamaks kui mis tahes tehisaru, et tegelikult see tehisaru võimaldab just selliseid häid koosolekuid rohkem teha ja nagu ma ütlesin, me kasutame ju tehisaruga jutupunktideks, et see võimaldab ka neid koosolekuid paremini ette valmistada või kõige parem näide vast just sellise aja kokkuhoiuna on see hangete looja. Varem võis jube keeruline oli neid mingeid riigihankeid teha, et nad vastaks kõikidele Euroopa Liidu nõuetele, selleks võiks minna isegi nädalaid või kuid, siis nüüd pannakse see hästi ruttu kokku tehisaruga, et ta kontrollib ära, et see vastab Euroopa Liidu nõuetele ja paneb selle riigihanke ilusti kokku. Kui palju te usaldate seda tehisaru praegu, sest et tava tarbimise juures vaadates ta ikka peksab päris segast tihti peale. Absoluutselt, ja usaldaga kontrolli on siin ikka see loosung. See aja kokkuhoid ikkagi siis tuleb sealt, et kontrollimine võtab pisut vähem aega. Võtab vähem aega ja teiseks, ega meie suur eesmärk on ju ikkagi see riigipõhine lahendus sellisel kujul, et seal on ka tundlikud andmed sees. Näiteks kui me räägime õigusnõustamisest, siis masin suudab sellist lihtsamat
õigusnõustamist teha paremini kui inimene, seadused on ju ikkagi ka nagu kõik inimese poolt loodud, seal mingeid loodusseadusi sees ei ole ja kogu selles massis orienteerumine tuleb tehisarul isegi paremini välja kui inimesel, aga see omakorda tähendab seda, et see eriti hästi tuleb ta välja siis, kui tehisaru saab kasutada kohtulahendeid. Selleks, et ta saaks kohtulahendeid kasutada, on meil vaja juba tundlikke andmeid ja selleks, et neid tundlikke andmeid sinna panna, tuleb meil ikkagi see riigi täieliku kontrolli all, kohapealse kontrolli all olev lahendus luua. Ma juba kujutan ette, kuidas Lauri Luht juuksed püsti peas mõtleb kogu selle asja peale, et mismoodi kogu selle asja juures üldse, mis meid siin ka lähitulevikus ootab, tagada ikkagi see turvalisus, inimeste andmete kaitse, need andmelekkeid on olnud ilma selle AI-tagi juba meil ju ka näiteid, et kuidas seda AI kätte midagi annad, see tont teab, mida teeb ju. Kriisijuhtimise kogemusega inimene mäletatavasti on ju kunagi, kui see digiriik oli majandusministeeriumi all, siis oli Riigi Infosüsteemide Ameti aastategu, kui ta asekantslerile oli lõpuks sunnitud tegema küberturvalisuse nõuete täitmiseks sunniraha. Ma loodan, et see tõesti ei kordu, et me kaks väga võimekat inimest, Tõnu Grünberg ja Lauri Luht, suudavad selle asja täie hooga käima tõmmata. Koalitsioonileppest loen, et kokku pannakse AI ressursside juhtimismudelit, mis on mingi järjekordne uus riigiasutus või? Ei, meil kokkuvõttes võib siin riigiasutuste osas mingeid muutusi tekkida, aga kokkuvõttes see ikkagi liigume ju inimeste vähendamise suunas. Meil on vaja ära lahendada kaks asja. Esimene on see, et kuidas riik ja ülikoolid teevad väga selgelt koostööd ja kuidas me suudame neid Euroopa Liidu rahasid paremini taotleda, et milline on meie see võimekus seal taga. Ja teine, mis on tegelikult vaja ära lahendada, on see, et tehisaru vajab ju andmeid, seda me oleme nüüd mitu korda siin rääkinud. Need andmed peavad olema kvaliteetsed. Need andmed peavad olema osadel juhtudel ka standardiseeritud selliselt, et tehisaru sellega hästi hakkama saab. Et need tulemused ikka õiged tuleksid. Kõik see andmehalduse pool, mida riik peab korda tegema. Siin on ju aastaid räägitud tegelikult mitmes arengukavas juba seda, et Statistikaamet tuleks edasi arendada andmeametiks. Meil ei ole mõtet dubleerivat riigiasutust teha, et ikkagi ühes kohas lihtsalt see tehisaru tulek tähendab seda, et me peame andmete juhtimisel, andmete haldamisel nii-öelda riigi ressurssi ka kokku tõstma. Nii et me räägime täiesti uut tüüpi ülesannetest, et mingeid struktuurseid muutusi see muidugi kaasa toob. Saame siis näha, igatahes väljakutseid on ikkagi nii suurel hulgal, et ma ei tea, ma teie nahas küll ei tahakski olla vist. See on päris hirmutav. Ei, töö tegemine ei ole ikka kunagi hirmutav, et meil on selge plaan, kuidas minna, see plaan on väga laialt läbi arutatud, kõik ütlevad, et see on, neid asju tuleb teha, kindlasti tekivad vaidlused mingites detailides, väga hea, et tekivad vaidlused mingites detailides, siis nende vaidluste käigus saab ju vead elimineerida ja lähme mööda seda plaani edasi, et need suured eesmärgid saavutada. Me oleme nüüd rääkinud erinevatest digiteenustest, siis võib niimoodi öelda, aga selleks, et neid toredaid riigi poolt pakutavaid digiteenuseid ka päriselt tarbida saaks, eriti kui sa juhtumisi maapiirkonnas elad, siis on vaja sellist pisikest asja nagu korralik internetiühendus. Sellest valguskaabliga inimestele normaalse interneti viimisest oleme ka rääkinud aastakümneid tegelikult juba. Mis seis sellega nüüd täna on jällegi, nagu me siin ennem proovisime õpetajatele ja arstidele mingit lootust süstida, mingit tähtaegu ja asju, et kas maainimene saab lõpuks ka nii öelda piltlikult öeldes elektrimajja? Mul on kaks eesmärki siin. Esimene on see, et mobiiltelefoni paketid läheks odavamaks ja teine on see, et tõesti kaabel jõuaks reaalsete tarbijateni senisest rohkem. Selleks, et inimestel läheks mobiiltelefoni pakett odavamaks. Vaadake, kui me oleme maailmas nagu silma paistev riik selle poolest, et meil on leti hinnad ja siis see hind, mille sa võid saada tegelikult sellelt telkolt, on niivõrd suure vahega. Et võib-olla kõik meie saate kuulajad on ikkagi ju järgi proovinud selle, et kui sa ütled oma praegusele teenusooperaatorile, et ma lähen ära, siis ta pakub sulle kohe madalamat hinda, et sa alles jääksid. Nüüd see madalam hind, mis ta sulle pakub, on ju tegelik hind.
Ja tõesti, seegi ei pruugi veel see põhi olla. Ja see veel ei pruugi see põhi olla, eks ole, aga me tõesti paistame nagu globaalselt silma sellega, et meil on see letihind erakordselt kõrge ja siis see tegelikult pakutav hind, kui sa nagu läbirääkimistesse asud, on oluliselt madalam. Nüüd minu eesmärk on see, et see tegelik hind oleks letihind. Selleks, et seda saavutada, on siis vaja, et see läbirääkimiste aegselt tegelikult ära kaoks. Ehk et kohe oleks ettevõtjad sunnitud pakkuma seda tegelikku hinda ja konkureerima nagu avalike hindadega. Ehk et numbri vahetus läheb oluliselt kiiremaks. Nüüd see võimaldab siis osadel maainimestel, aga mitte ainult maainimestel, vaid ka linnainimestel, siis kes soovivad kasutada mobiilset internetti või kellele sellest piisab, saada seda mõistlikuma hinnaga. Nüüd teine eesmärk on siis selles, et kui meil seni on seda kaabli mahapanemist hinnatud ainult selle järgi, et kui see ettevõtjad, kes omavahel siis konkureerivad riigi rahale, et seda kaablit panna, et nemad on öelnud aadressi kohta siis selle toetuse suuruse ja et kui palju aadresse võiks selle kaabli ümbrusesse jääda. Ja tegelikult me näeme Riigikontrolli väga tänuväärsetest aruannetest, et meil on juhtunud niisugune lugu, et neid liitumisi tegelikult ei ole. Ehk me oleme sõna otseses mõttes riigi raha maha matnud. Meil on ka selliseid kaableid, kuhu pole kedagi liitunud. Ehk et tõesti sõna otseses mõttes on see kaabel maas, maha maetud, aga liitumisi ei ole, inimestele kasu sellest tekkinud ei ole. Ja see on olnud võimalik selle tõttu, et riik ei ole kontrollinud või kuidagi nagu ka sidunud seda raha selle tegeliku liitumisega. Ettevõtjal on ju tegelikult isegi kasulikum, kui see kaabel niisama seal maas on, ta ei pea toimepidevust tagama ega midagi. Ja nüüd me muudame seda raha jagamist, ehk et me tegelikult raha maksame välja tegelikult liituvate aadresside järgi. Ehk et nüüd siis tekib selline olukord, kus sellel ettevõttel, kes seda kaablit paneb, tekib ka rahaline huvi, et seal tegelikult see liitumine on, ehk ta peab välja mõtlema, kuidas ma seda teen. Et päriselt inimesed nagu liituksid. Et see muutus, ma väga loodan tõesti seda olukorda parandab ja vähendab kindlasti ka seda, et riigi raha lihtsalt raisku läheb. Ma loodan, et see ei tekita omakorda mingid väga keerulisi skeeme kogu selle asjaga selles mõttes, et kuidas sa seda siis tõestad või takka järgi, aga see peab mingi periood olema, et ta on liitunud või piisab korraks lepingu tegemisest, et ma lihtsalt praegu ei tea veel tagamaid väga hästi. No kui inimene nagu korraks, ja see mõte käis meil endal ka peast läbi, et kui inimene on vähemalt see korraks selle lepingu ära teinud, siis tal on ikkagi see ühendus ju olemas. Ja kui ta sellest loobub, siis seal on vähemalt keegi olemas. Lihtsalt, et ma ühele asjale tahaks tähelepanu juhtida, et siin mõnikord ei ole ka see halb variant, et pannakse kaabel sinna, kus täna võib-olla inimene sees ei elagi, sest et mina enda väikese Eesti küla pealt näen, kui palju aitas kaasa kas või kinnisvaratehingutele see fakt, et seal on interneti valguskaabli valmisolek olemas. No mõni liituja võiks ikka olla, olgem ausad. Ei, loomulikult meil ongi veel terve küla peaaegu. Me lahendame praegu seda probleemi, kus mõnel pole üldse. Jaa, no see on tore, et vähemalt midagi edasi liigub see asi, et sest et ega seda mööda Eestit ringi käies külainimeste käest kogu aeg kuulda, kuidas ei ole võimalik. Lihtsalt ei ole võimalik selle üle õhu internetiga midagi teha, eriti kui need nõudmised ju kogu aeg kasvavad. See andmehulk, mida me tegelikult tahame tarbida ja mida ka riik ju pakub ühelt poolt, on nii palju suur, et lihtsalt see üle õhu asi ei toida ära. Rääkimata sellest, et tõesti Tallinn-Tartu maanteel ja Tallinn-Pärnu maanteel võiks saada liikuda ja rongiga sõita Tallinnast Tartusse nii, et internet on kogu aeg olemas. Jah, rääkimata veel väiksematest teedest, kus vahepeal, kui ma sõbrale helistan, ma tean, et on minu poole tulema hakanud ja kui tal on telefon väljas, siis ma tean, et täpselt, kus kohas ta on. Et see auk on seal selline 5 kilomeetri pikkune. Tahan veel siia saate lõppu küsida ka seda, et me siin ennem kõnelesime sellest, kuidas AI hakkab ministeeriumit ja riiki aitama kas või see sama hangete teema, eks ole. Kas teiselt poolt midagi pakutakse ka ettevõtjale ja inimesele, et ütleme, et te teete oma väga lihtsasti nüüd selle hanke nipsust ära, aga kas see vaene ettevõtja saab samamoodi AI-d kasutades siis selle hanke täita, sest ega neil lihtsam ei ole, et see üks asi on hange teil püsti panna, teine asi on siis seal hankel osalemine. Kas siin ka midagi muutub lihtsamaks? Siin ma kiidan väga head kolleegi Erki Keldot. Meil see tööjaotus on siis selline, et kõik, mis puudutab alustaristut, sidet, ja digiriiki on Justiits- ja Digiministeeriumis, aga kõik, mis puudutab siis ettevõtjate otse toetamist, on Majandusministeeriumis. Ja minu arust Erki Keldo teeb oma tööd väga hästi, et
et tõesti see on üks prioriteete, kuna kui me digiriigina oleme maailmas tõesti absoluutses tipus, siis ettevõtjateni ei ole see digiedu nii palju jõudnud. Me ühelt poolt siis lihtsustame ka kõiki teenuseid ettevõtjate jaoks ja oleme siis väga tõsiselt võtnud seda, et tõesti andmeid ühekordselt esitada, et majandusaasta aruanne tekiks sul niimoodi eeltäidetuna valmis, nagu sul on üksikisiku tulumaksu aruanne, eks ole, ja nii edasi, aga tõesti see, mis puudutab siis ettevõtjate toetamist, mitte ainult rahaliste toetustega digiteerimiseks, vaid üldse kogu selle niisuguse testimise õhkkonna loomiseks ja sellise innovatsiooni toetamiseks, et see on siis Majandusministeeriumis. Väga hästi teevad. Erki Keldo kindlasti tuleb meile ka siia saatesse mõnikord ja saame seda rääkida, sest need on täpselt see, mida te ju räägite, et see on üks ja see sama asi tegelikult. Ja, see on üks ja see sama asi, aga selleks, et see fookus oleks selgemalt paigas, siis on jah see tööjaotus meil hästi selgelt olemas. Kuidas te tunnete nüüd, et 5 aastat näiteks võtame selleks perioodiks, see on isegi liiga pikk aeg vist, et selle ajaga ei tea isegi, mis see AI endast kujutama hakkab veel, aga ikkagi, et mis see tulevik meil on, et olete te lootusrikas? Kindlasti on lootusrikas, meil on tegelikult väga õnnelik olukord, et esiteks meil on juba väga hästi, inimestel on väga head kogemused digiteenustest ja kui kellegile tundub, et midagi ei tööta või on liiga aeglane, et siis minge teise riiki vaadake seal, eks ole. Aga see, et meil on ikkagi selline üle terve maailma tähelepanu äratanud erakordselt äge väike digirahvas, kus inimestel on usku sellesse, et jah, me saame panna tehnoloogia enda abiks tööle. Jah, me õpime nagu IT-valdkonda, meil on ju ka noorte oskused lihtsalt suurepärased ja meil on ka IT-inimesi tegelikult elanikkonna hulgas rohkem kui teistes riikides. Eriti naiste puhul on meil see näitaja hea, mitte veel nii hea kui võiks olla, aga siiski täiesti silmapaistev, peaaegu 2 korda rohkem kui näiteks Euroopa Liidus keskmiselt. Nii et see, et meil on nii toredad inimesed, kes on tehnoloogia ja innovatsiooni usku, kes on seda meelt, et jah, me oleme valmis edasiseks innovatsiooniks, me oleme valmis selleks, et teenused on veel kiiremad, veel personaalsemad ja me alustame ju väga suurte asjadega ka, näiteks tõesti, et kuidas toimetuleku toetus, mis on puhas andmepõhine otsus, aga väga keeruline andmepõhine otsus, et kuidas me saame seda personaalse riigi vaates pakkuda senisest hoopis inimväärikamalt, et inimesed ei pea käima oma tšekkidega midagi taotlemas, me andmete põhise eeluuringu tegime ja nägime, et meil tegelikult toimetuleku toetust saab ainult 1/3 nendest inimestest, kes andmete põhjal seda tegelikult võiks saada. Kas nendel inimestel on mingi muu sissetulek kuskilt Lätist või Leedust või siis nende sotsiaalsed oskused ei ole olnud piisavad, et seda üldse taotleda, et seda me ei tea, aga näiteks see on üks näide sellest, et kuidas personaalse riigi teenustega tehisaru kasutades ka saame me edasi minna nii, et inimeste elu läheb päriselt veel paremaks. Ma väga loodan, et inimeste teadlikkus ka, et kuhu ja mis andmeid anda ei saa takistuseks sellele, sest et tegelikult inimeste seas on päris suur selline hirm levimas, eriti mis puudutab nüüd neid petukõnesid, seda sama AI-d, sa enam ei tea mitte ainult, kes sulle helistab oma sugulase häälega, vaid sa isegi videot ei suuda enam uskuda. Et see on tekitanud inimestest trotsi, et ma ei anna üldse oma andmeid enam mitte kuhugi, mis omakorda võib ju pärssida sama personaalse riigi toimimist. Ja personaalsed teenused kindlasti usaldusel tuginevad või terve digiriik tegelikult tugineb usaldusel ja endiselt on meil inimestel andmejälgi on ka riigi äpis, andmejälgi ja kohustuslikuks tegemine on ka ilusti koalitsioonileppes kirjas, et kui mõned riigiteenused, kes seda veel ei kasuta, peavad hakkama seda kasutama, andmejälgi tähendab siis seda, et inimene saab kontrollida, kes on tema andmeid vaadanud. Ja see loob ikkagi seda usaldust juurde. Nüüd, mis puudutab neid petukõnesid, kas me saame sellele jamale kuidagi piiri peale panna? See on täiesti kosmaar, see on hullumeelne, mismoodi täiesti, me ei ole ainult eakates ju küsimus, vaid täiesti, me ise ka enam ei saagi aru teinekord, kui viimasel hetkel tõmbad pidurit. Ma väga loodan, et sellel teemal tuleb ka üks saade, sest see on tõesti selline kuritegevuse liik, mis on 100% ennetatav. Et kui inimesed on teadlikud sellest petukõnede ja petumeilide ja petukirjade
võimalustest, siis nad selle pettuse õnge ehk ei lähe. Nii et siin on tõesti kogu meedial väga oluline roll ja ka igal inimesel, iga kuulajal nii endale seda teadvustada kui kõikidele oma tuttavatele sõpradele seda teadvustada. Mitte kunagi ei tohi sisestada oma PIN-koode, eks ole, mitte kuskile mingeid pangaandmeid, mitte kuskile, et mitte kunagi ei tohi minna notarisse oma korterit kellegi teise nimele kirjutama. Et selleks, et aidata jutuvärkides on ju politseid, et seal on väga üksikud asjad, mida me saame riigi poolt paremaks teha, et me vaatame praegu seda, kuidas ikkagi, kui on näiteks kiirlaenu võtmine välismaale, et sinna panna mingisugune pikem aeg vahele, sest me näeme ju praktikas seda, kuidas mitte lihtsalt ei tehta inimese pangakonto tühjaks, vaid tema, kuna ta on kõik oma isikuandmed ja ID-kaardi PIN-koodid ära andnud, siis võetakse nende ID-kaardi PIN-koodidega ka kiirlaenud. Ja need kiirlaenud võetakse ju kuskilt kolmandast riigist ja raha kantakse veel, et inimene mitte lihtsalt ei ole rahast lagedaks tehtud, vaid ta peab hakkama ka kiirlaene tagasi maksma. Et vähemalt siis need, mis on tõesti Eestis seest võetud, et need las siis olla, aga kolmandatest riikidest peaks see olema oluliselt takistatud. Muidugi sellel on kohe vastuväide, et tõesti Eesti inimene võibki olla hädas kuskil kolmandas riigis ja tal on seda raha kohe vaja, aga see mõistlik piir tuleb seal ikkagi leida. No see teadlikkus on kindlasti A ja O ja seda me aitame ka siin saatesarjas teha, aga ma ikkagi tahaks teada, kus nad mu numbri saavad. Ja teine asi on see, et ta ju helistab ka mingi numbri pealt, tavaliselt Eesti numbrit näitab. Mis moodi on võimalik, et seda pätti ei saada kätte? Selles hädas ei ole mitte ainult meie, vaid on tegelikult ju kogu maailm, teised riigid ka ja numbreid on võimalik saada mitmel juhul ka täiesti juhuslikele kombinatsioonidele helistades või siis tehisaru abiga on võimalik teha numbrikorjat paljudest avalikest kohtadest juba. Nii et selles ei ole probleem, et keegi teie numbrit kätte ei saaks või veel kord, see teie numbrile võidakse helistada, aga lihtsalt sellepärast, et katsetataksegi läbi juhuslikke numbrikombinatsioone ja mõni nendest juhtubki olema siis teie telefoninumber. No ma väga loodan, et Lauri Luht on inimene, kes ka selle teemaga aktiivselt tegeleb ja äkki on siin ka mingisugune võimalus seda pidurit sealt poolt ka tõmmata, mitte ainult inimeste teadlikkust tõsta, sest veel kord enam AI tingimustes ei pruugi enam aru saada, kes sulle helistab. See ei ole tehnoloogiline probleem niivõrd, kui see on ikkagi tõesti inimeste teadlikkuses olev, inimeste käitumises olev asi, mida lahendada, et siin ma kiidan meie peaprokuröri Astrid Asi, kes väga kogenud ka ju IT-teemades, kindlasti soovitan teda ka siia saatesse kutsuda, väga kogenud IT-teemades prokuratuuri juhina on ka võtnud selle üheks südame asjaks, et mis on tõesti need õiguslikud lahendused ka veel, mis leida. Selle hooaja esimene saade sarjast Olukorrast digiriigis on läbi saanud. Suur tänu justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ja ma ei oska vist siia mitte midagi muud soovida kui ainult jõudu, sest et kõik need teemad, mille me tänases saates läbi käisime, vajavad ikka väga-väga palju kannatust, jõudu ja pealehakkamist. Aitäh, jõudu tarvis! Aitäh teile, head kuulajad, samamoodi Olukorrast digiriigis järgmisel korral juba järgmiste teemadega. Kõike kaunist! Olukorrast digiriigis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tellitud riigi IT-teemaline podcast. Projekti on kaasrahastanud Euroopa Liit.